Tere tulemast meie poodi. Minu nimi on Jerome. Mina olen see, kes juhib müüki ja logistikat. Meie töötuba on juba 2 aastakümmet valmistanud just neid paindlike varraste kanalisatsiooni puhastamise tööriistu, nii et võite ette kujutada, millist kvaliteedi võite oodata. Aitan teil poes ringi navigeerida ja annan teile teavet, et teil oleks lihtsam valida, mida vajate. Meie poes märkate, et on 4 peamist kategooriat. Esimene kategooria on kanalisatsiooni puhastamise kettad. Ilmselgelt on seal kõik erinevad kanalisatsiooni puhastamise ketaste variandid. Teine kategooria on täiskomplekti. Nii et see on põhimõtteliselt koht, kus soovite plug and play lahendust. Te soovite osta komplekti, mitte teada liiga palju detaile selle kohta ja minna edasi. Kolmas kategooria sisaldab kõiki tarvikuid ja väikeseid osi, mis on seotud paindlike varraste ja kanalisatsiooni puhastamisega, välja arvatud, et need ei ole kettad. 4. on toru uuendamiseks ja kõik erinevad osad, mida vajate. Toru uuendamise tipp või plaastri protsessis. Põhimõtteliselt on see praegu ainult plaastrivoode. Seega, kui valite oma vajadustele sobivat tööriistade tüübi, peate arvestama 4 küsimusega. Esimene küsimus on, kas soovite toru kaltsiumikihist puhastada või kas soovite ummistust eemaldada. Selle põhjuseks on see, et kettad ja varrad, mida kasutate kaltsiumikihi eemaldamiseks, ei ole samad, mida kasutaksite ummistuse eemaldamiseks. Nii et see on esimene küsimus. Teine küsimus, mida peate endalt küsima, on see, millise suurusega torus te töötate. Sellel on tähtsus, kuna 2-tollise toru jaoks on vajalik veerandtollise või 6 mm varras. Ja kui proovite kasutada 1,5-tollise või 12 mm varrast 2-tollise toru sees, ei suuda te ringe ümber navigeerida. Kolmas küsimus, mida peate endalt küsima, on see, millise materjaliga te töötate. Kas töötate malmist, savist või PVC-st? Põhjus on selles, et kettad, mida kasutate piirtorus, erinevad kettadest, mida kasutate malmist või savitorus. Viimane küsimus on ilmselgelt erinevad ligipääsupunktide tüübid, mis teil on saadaval. Kuna ligipääsupunktid kanalisatsiooni määravad, kui pikk peaks varras olema, soovitame alati proovida saada võimalikult lühike varras. Põhjus on see, et kõik paindlikud varrad on lühemate vahemaade puhul palju tõhusamad kui pikemate vahemaade puhul. Kuigi enamik kliente soovib endale 100 jalga ehk 30 meetrit, soovitame teil pigem kontrollida, millised ligipääsupunktid on vajalikud. Lisaks sellele on väga haruldane, et ummistus on 30 jalga eemal, 100 jalga eemal. Sellega seoses on veel üks asi, mida peate meeles pidama, kui valite varrast. Meie pakutav kandja varraste jaoks ei mahuta kogu 100 jalga sellesse pisikesse kandjasse. 6 mm või veerandtollise varre või 8 mm ja 5 jagatud 16 tollise varre puhul. Jah, see mahutab kandjas täieliku 100 jalga. Kuid kui rääkida 1,0 mm, mis on 3/8 tolline varras või 12 mm, mis on pool tolline varras, siis on kandja piiratud väiksema varraste kogusega, mida ta suudab kanda. Sellega seoses ostavad enamik meie regulaarsematest klientidest lühemaid varraste ja kasutavad varraste ühendamiseks varraste ühendajad. Nii, et selle tegemise eelis on see, et keskmiselt kasutaksite igapäevaselt lühemat varrast. Kui juhtub, et painutad oma varrast või midagi sarnast, ei pea sa peatuma, võtma lõikurit, lõikama oma varrast ja uuesti ühendama. Sa saad selle lihtsalt kõrvale panna, minna oma kaubiku juurde, võtta teine varst ja jätkata tööd ning tegeleda sellega hiljem. Ja see on 2 varre eelis, kui soovite muidugi pikemaid pikkusi, siis võtate lihtsalt varrevara ühenduse, mis on tarvikute seas ja ühendate need kokku ning oletegi valmis, saate töö tehtud. Nüüd räägime kettide erinevustest. Teil on ringikujuline kett ja teil on tavaline kett nagu see. Nagu näete, on sellel tavalise ketil kõvad metallosad. Sellel on samuti puuripea, nii et kui küsitakse, kas soovite puuripead või mitte, siis sellele viidatakse. See, nagu te siit näete, on kett ilma puurepeata ja see on kett puurepeaga, nii et see vastab sellele küsimusele. Tavaketta, mis on ummistuse eemaldamise kett.
ja ringiketta vahe on see, et ringikett on mõeldud kaltsiumikihi eemaldamise ülesannete jaoks. See on tingitud sellest, et ringikujulisel kettal on välisringil rohkem hambaid ja fikseeritud diameeter, mistõttu on see mõeldud kiireks kaltsiumikihi eemaldamiseks. Sa saad kaltsiumikihi eemaldada tavalise ummistuse eemaldamise kettaga, kuid mitte sama kiiresti kui ringikettaga. Nüüd, nagu näete, on mõlemal neist kettadest, mis teile praegu esitatakse, ketta lõpus kõvad metallist otsikud. See on tingitud sellest, et need on mõeldud malmist ja savitorude jaoks samas. See kett siin ei sisalda kõvasid metallosi, see on lihtsalt tavaline kett. Ja erinevus seisneb selles, et see kett on mõeldud priitorude jaoks, see teeb sama asja välja arvatud. See on erinevus malmist, savist ja priitorude vahel. Järgmine küsimus on, mis vahe on kerge ja raske ketta vahel. Raske kett on mõeldud rohkem 3/8 tollise või 1/0 millimeetrise varre või 1/2 tollise 12 millimeetrise varre jaoks. Ja see on tingitud sellest, et rasked kettad, need rasked varrad suudavad toita rasket ketti. Kergem varras, mis on 5 jagatud 16 tolli või 8 millimeetri varras või veerandtolline või 6 millimeetri varras, ei oma tööriista otsas nii suurt pöördemomenti kui raskema töötluse vardad. Nüüd, kui valite varrast, teate endalt küsima, millised on ligipääsupunktide erinevused, mis määravad selgelt vajaliku varre pikkuse. Kuid varre valimisel peate endalt küsima, millise toru läbimõõt teil on. Nüüd näete siit, et selle varre painutuse raadius on võrdne 90 kraadise painutuse raadiusega 2-tollisel torul. Nii et see läbib 2-tollise toru ilma probleemideta mitmete painutuste kaudu ja see on 6 millimeetri või veerandtollise suurusega. Samas kui 8 või 5 jagatud 16 tollise varraste puhul on painutus väiksem. Seega sobib see rohkem 3 ja 4 tolliste torude jaoks. Sellega seoses 1/0 või 3/8 tollise varre puhul on see natuke. See on natuke. Painutuse raadius on natuke suurem, kuid 1/0 varss sobib ideaalselt, et läbida 4 tollist toru. Eeldusel, et sellel torul ei ole palju kõverusi. See on oluline, teie 5 jagatud 16 tolline varss sobib suurepäraselt, kui teil on mitu kõverust 3 ja 4 tollises torus. Kuid ma ei kasutaks 5 jagatud 16 tollist varrast ega 8 millimeetrist varrast 150 või 6 tollise toru sees. Seal tasub pigem valida 3/8 tolline varras või 1/2 tolline varras. Teie pool tolline varras 12 m ja teie 3/8 tolli, mis on 1/0 m, sobivad paremini 4-8 tolliste torude jaoks, kus ei ole mitmeid pöördeid. 4-tollise toru puhul, millel ei ole mitmeid kõverusi või 6 toru puhul, millel on mitmeid kõverusi. Nii määrataksegi erinevus. Tea meeles, et mida paksem on varss, seda rohkem pöördemomenti ta suudab edastada, kuid seda vähem paindlik ta on. Ja nii saadki valida, millist neist muutujatest sa valiksid, kui valid endale sobiva tööriista. Loodan, et see oli kasulik. Ja palun võtke meiega igal ajal ühendust. Meil on alati hea meel teid aidata, et valida, mida vajate. Lihtsalt andke meile teada, saate klõpsata väikesele WhatsAppi ikoonile või kirjutada meile e-kiri. Suur tänu vaatamas ja soovime teile superpäeva!